Tere! Katsetame siis, kuidas täna õnnestub kaardi ladumine üllatusteemal ehk siis mida tahab universum sulle just praegu edasi öelda. Katsetan uut mikrofoni, ma loodan, et see töötab hästi, et ma ei pea ümber salvestama ja ma väga loodan, et taustahelid ei jää peale, et olen praegu köögis ja nõudepesumasin töötab, aga loodame, et see peale ei jää häirivalt. Nii, valisin välja siis oma kivikollektsioonist 3 kivi. Tunneta, mis sind kõige rohkem hetkel kõnetab. Mul on siin terve hulk erinevaid oraakle ja tarokaarte ka välja võetud, et iga kivi ja iga grupiga siis ma eraldi tunnetan, mida parasjagu tahan siis kasutada. Alustame siis grupist number 1, kes valis lumiobsidiaani, mis on maanduse kivi, uute uste avanemise kivi, uute alguste kivi ja igal juhul toetab sellist teekonna arengut. Teine kivi on küll tehislik, inimkäte loodud, opaliit, aga see kannab endas tohutut naiselikku energiat ja mingis mõttes ta on just nagu tehislik kuukivi ja ta aitab mõtetes ja tunnetes peegelduste kaudu selgust leida. Ja viimane kivi on siis punane ahaat, mis on siis hirmudest vabanemise kivi, samas ka elujõudu andev kivi, aga loomingu ja kirega seotud kivi ka. Nii, tunneta, mis sind kõnetab ja vaatame, mida siis sinu kõrgemal minal ja universumil ja algallikal on sulle praegu olulist edasi öelda. Alustame grupist number 1. Panen siia niimoodi ja lumiobsidiaan ehk siis kui sind kõnetas maandatuse teema ja uute alguste teema. Et võib-olla siis sellel grupil esimesena võtangi oraaklikaartidest haldjakaarti sõnumi ja vaatame siis, mis on see peamine sõnum. Nii, peamine sõnum on siis sisemine laps. Ja sõnum kõlab siis nii. Mängulisuse haldjad meenutavad, et peaksid leidma aega oma sisemise lapse helitamiseks. Mängimine hoiab meid südames noorena. Tee midagi toredat ja lõbusat või siis tobedat ja lõbusat, kuid ära unusta turvalisust. Nii, siin on tõesti siis 3 eri vanuses naisterahvas või naisterahvad, nii-öelda täisealine, teismeline ja väike laps, kes siis tunneb elust rõõmu. Nii, ja universum toob selle sõnumi sinu juurde sellepärast, et vaatame kohe siis järgmiste kaartidega, miks see sisemise lapse teema on hästi oluline. Tundub, et see on töö ja rahaga seotud. Hoides oma sisemist last tasakaalus, saavutad sa ka materiaalse külluse. Kui sa nüüd mõtlesid mingi konkreetse teema peale ja tahaksid siis nii-öelda universumilt kinnitust, et kuidas see olukord laheneb, siis vastus on jah. Igal juhul
ükskõik, mida sa ka mõtlesid, mis on siis külluse ja raha energiavooluga seotud, see on hea mõte. Nii, aga kuna teemaks oli ka, et missugused uksed avanevad, siis võtan sellise kaardipaki ka nii-öelda jumalikud uksed avanevad siis oraakli sellised ja sinule tuli siis selline kaart, et ma kõigepealt näitan ja siis ma loen sulle ette. Saavutad selguse ja rahu ja lõõgastuse. Prioriteedid lähevad paika ehk siis mingisugune selgus ja tõde seoses siis raha ja küllusega on tulemas. Ja võib-olla siis see sisemise lapse kaart vihjabki sellele, et peaksid mõtlema, millele sa lapsepõlves rõhku panid, kelleks sa tahtsid saada, mida sa teha tahtsid. Tundub, et see on tee, mida sa peaksid käima. Võib-olla sa võiksid mõelda, et kas see amet, mis sul on ikka see, mis sa vajad. Kas tuleb nüüd täiesti teed vahetada või äkki natukene suunda muuta, no ma ei tea, näiteks töökoha vahetus või siis midagi sellist. Nii. Tunnen, et esimese grupi puhul on see kõik, praegu rohkem ei tule. Teine grupp oli siis opaliit ehk siis tunnete ja mõtete peegelduste otsimine. Siin ma leian, et ma peaksin võtma siis jumalannade tarkuse kaardipakist sõnumi esimesena, et vaadata, mis on siis see sõnum, mis sinuni tahab jõuda. Nii, ja tuleb kirg, ela kirega ehk siis minule meenutab see väga ka jõukaarti ja näen, et lisaks lõvile ja sellele kirglikule tüdrukule, jõukaardist rohkem särtsu on siin igal juhul, on siis 2 rebast ka teejuhiks tulnud. Kui ma esimese grupi puhul ei tundnud, et ma tarokaarte üldse tahaksin lahtigi võtta, siis seekord mulle tundub, et ma peaksin siiski ka tarokaardid lahti võtma, sest need on konkreetsemad ja annavad täpsemaid suuniseid. Kirge tuleb nii, et vähe ei ole. Mingisugused tulised sõnumid, sauade baas, nooruslik energia, mis võivad olla seotud ka jällegi sissetulekute ja rahaga, sest müntide rüütel, aga võib-olla need sissetulekud ei tule nii kiirelt, kui sa ootad. Igal juhul müntide 2 viitab veel 2 vahel olekule. Nii, palun selgitust kirekaardile, et kuidas siis see väljendub sinu olukorras ja mida siis universum selle kaardiga täpsemalt meile öelda tahab. Nii, sõpruskond, karikate 3, mingisugune tore koosolemine ja sõbrad-sõbrannad kindlasti aitavad sul
seda olukorda lahendada või nende kaudu võib tulla mingi oluline pakkumine, mis esialgu võib tõesti ka selliseid keevalisi tundeid tekitada. Pigem ma näen, et see konflikt sauade viis ei ole siin sinu ja sinu sõprade vahel, vaid sinu siseheitlus. Mingisugune uudis viib sind natukene endast välja ja tunned kerget solvumist isegi. Karikate 4, et sulle tundub, et see, mida sulle pakuti, on liiga vähe ja see võib siis nii-öelda kirgi tekitada. Aga tuli ka välja karikate 2, mis viitab siis sellisele kirglikule paarisuhtele. Pigem võib-olla selles kontekstis ma jätaksin selle raha teema natuke kõrvale ja pakuks siis välja selle, et sõbrannade kaudu mingil koosolemisel jõuab sinuni mingisugune info, mis sind segadusse ajab ja kuigi tuli see ilus karikate 2 välja, mis nagu sellisele harmoonilisele paarisuhtele viitaks, siis see müntide veeretamine ehk otsuse veeretamine ja kirglikkus näitab, et kõik ei ole päris nii, nagu sa oled arvanud, et see võiks olla. Nii, sellele grupile ma tahan kindlasti ka romantikainglite kaardipakist midagi võtta, et vaadata, mis siis seal paari suhtes teemaks on. Nooruslikult mänguline, igavesti noor, selline, võib-olla siis keegi inimene, kellesse olete te kiindunud juba ammu olnud ja kuidagi on see abieluga seotud. Kuskil pulmakellad helisevad. Palun veel ühte täpsustust, et teada saada, mis segadust tekitab. Tundub, et sa oled võib-olla mõelnud, kas see on kestev armastus, kas see on sinu tõeline armastus. Kaardid ütlevad, armasta kõigepealt iseennast, siis saavad ka teised sind armastada. Ja vastus sellele küsimusele, kas see on kestev armastus, kas see on õige armastus, siis on kindlasti ühendus olemas. Ja tõenäoliselt on mingisugust kõnet või kontakti oodata. Ma ei tea, kas sa ise abiellud, keegi sinu lähedane sõbranna abiellub ja see tekitab sus kirgi või siis saad pulmakutse lihtsalt. Nii, aga kui sa küsid jah või ei vastust ja tahad teada, kuidas seda sauade viit endas lahendada, ehk siis see sisemine segadus, mis sul on, siis igal juhul see, mida sulle räägitakse, mäletad, oli see nii-öelda karikate 3 ehk siis nii-öelda kuskil sõpruskonnas kokku saades, see, mida sulle räägitakse, on siis tõsi, seda tasub uskuda. Ja kohe siis nii-öelda tuleb kinnitus, et kohe nii-öelda kindlasti on see jutt tõsi. Nii, ja millised uksed siis sinule avanevad või mida siis universum sulle tahab öelda, on seotud siis ikkagi minevikuga, jah, tuleb selline kaart. Mingisugused mineviku mõtted, unistused tulevad päevakorda, kas nüüd selle abiellumisega seoses
igal juhul selline mäletamiste aeg. Võib-olla võtan sulle ka oma kaardipakist ühe sõnumi. Vaatame, mida see kõnetab või mida see ütleb. Nii, ja selline info tuleb siis, et kui peopesad kuumenevad ja jalatallad ka, siis ärkab sinus eluenergia. Ära karda, see on märk ühendusest iseendaga. Ehk siis siin võib olla tegemist kundaliini ärkamisprotsessiga, mis siis sinus segadust tekitab. Aga igal juhul soovituskaartidelt on siis kuula hea sõbranna nõuannet, sest see, mida ta räägib, on tõsi. Nii, ja viimane oli siis hirmudest vabanemine ja looming. Vaatame, mis teemad siit välja tulevad. Siit mulle tundub, et ma kasutan neid müütoskaarte, et aimu saada, mis on siis see sõnumi sisu, mis sinuni peaks siis jõudma. Nii, mulle need kaardid väga meeldivad, sellepärast, et need pildid annavad alati tõlgendamisvõimalusi. Ma ei tea, kui hästi sa näed, aga siin pildi peal on siis üks inimene, kes on magama jäänud. Tema kõrval on mingisugune keelpill, ma ei tea, kas see on lauto või kitarr või mis asi ta on, täpselt ei saa aru. Ja lõvi siis valvab teda. Vist valvab. Aga võib-olla see inimene magab ja ei tea, et lõvi kavatseb teda rünnata, aga igal juhul mulle tundub, et see lõvi pigem on selline rahulik siin. Ja taevas on täiskuu ning üks nõide kihutab siis luua seljas. Mis on nüüd huvitav, et see luud on tal tagurpidi käes. Ja see tekitab minus kohe sellise mõtte, et keegi justkui teadlikult liigub vales suunas. Et see nagu eneseusu probleem, et see lõvi on siin pigem julguse sümbol. Et kuna siin oli ka loominguga tegemist ja hirmude ületamisega selle kivi märksõna kaudu, siis mulle tundub, et mida universum selle kaardiga tahab öelda, on kindlasti see, et sinus on see julgus olemas, sinus on see lõvi olemas, et sa lihtsalt paned silmad kinni ja teeskled, et sinus seda ei ole. Ja seetõttu siis justkui sõidad vales suunas, et edasiliikumise asemel tagasi. Et rohkem eneseusku. Siin ma võtaksin hea meelega siis sõnumi nii-öelda siis inglikaartitelt, et näha, milline julgustus siit juurde tuleb. Jah, kõik on võimalik, kui sa usud. Rohkem eneseusku. Ja mida siis konkreetselt sa saavutamas oled? Ahaa, ja jällegi hirmud. Rotid tähendavad igasuguseid hirme, väikesi haigusi, kahtlusi, kõhtlusi. Sa oled oma hirmudest üle saamas ja tuli nii ilus kaart nagu komeet, mis siis näitab seda, et sa tõused komeedina taevasse. Sinu unistused saavad teoks hetkel, kui sa hakkad iseendasse uskuma. Ja võib-olla siis ka mõtle mingisugusele küsimusele, mis on sul viimasel ajal päevakorral olnud, mida sa tahaksid esile tõsta. Ja kohe küsin siis ka kaartidelt, mis on siis selle küsimuse vastus. Järgmisel kuul juhtub midagi head, kui sa annad oma unistustele võimaluse.
Ehk siis, nagu ma ikka ütlen, ära loobu unistamast, anna unistustele võimalus täituda, ära lase ennast segada sellel tühiasjal, et see tundub esialgu võimatu. Mitte miski siin elus ei ole võimatu, kui endasse uskuda ja oma sisemist jõudu tunnetada. Seekord sai siis selline ladumine. Ma loodan, et kedagi see kõnetas, keegi siit sai midagi. Ja kui sa seekord ei saanud, siis võib-olla järgmisel korral. Mulle aeg-ajalt tulevad pähe erinevad teemad, mida siis kajastada, aga sa võid ka täiesti julgelt siia video alla pakkuda siis oma teemasid, millest ladumist teha. Aga järgmiste kohtumisteni!